Üks ema usaldas oma 4-kuuse tütre hooldaja hoolde. Mõne tunni pärast leidis ta oma lapse sinikatega kaetuna. Ma lihtsalt tõesti ei suuda mõista, miks ta mu lapsega midagi sellist teeks. Varsti avastasid uurijad häirivaid tõendeid selle kohta, et lapsehoidja polnud tol ööl sugugi võimeline lapse eest hoolitsema. Kas on võimalik, et juhtus veel mõni õnnetus? Ma mõtlen... See oleks võinud juhtuda. Ma olin ilmselgelt täis, aga ma ei... Kas sa mäletad midagi? Midagi meenub. See on Kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Lapsehoidja lugu muutus pidevalt. Alguses väitis ta, et laps kukkus, siis ütles, et ta ei mäleta üldse, mis juhtus, kuid kui uurijad kodu läbi otsisid, rääkis see, mida nad prügist leidsid, hoopis teistsugust lugu. On 21. juuli 2024. Oleme Red City's, Michiganis, linnas, mis asub veidi rohkem kui tunni kaugusel Grand Rapidsist põhja pool. Red City politseiosakonna andmetel tuli umbes kell 2 öösel häirekeskusesse numbrile 911 hädaabikõne. Helistaja ütleb, et tema 4-kuune beebi ei hinga ja ta on kaetud sinikatega. Mul on maja, et politsei tuleks kohe minu majja, palun. Mida kuradit sa mu lapsega teed, vend? Mul on vaja politsei. Seegi, mis aadress on? Ma lähen oma koju, et oma tütar kätte saada. Olgu, kas ta majab kiirabi? Jah, kohe praegu. Palun kiirustage. 120. Mis su nimi on? Jaa. 120. Minu nimi on Amber McCall, see on minu tütar. Ta on 4 kuu vanune. Vennas, sa pead... Vennas, kui vana ta on? Ta on 4 kuu vanune. Kas te saaksite palun kiiremini tulla? Miks ta tegi minu? Olgu, mis? Kas ta hingab? Jah, ta hindab aga vaevu. Olgu, mis juhtus, kas sa tead? Mina... Ma ei tea, kurat, mis juhtus. Ma tulin just töölt koju, ta pidi mu beebit hoidma. Ma koputasin uksele, ta oli täiesti kustunud. Kurat, mis sul viga on? Miks tuled nii on? Mida sa teed? Proua, oodake, ma kutsun kiirabi, eks? Ärge katkestage kõnet, eks? Ja, palun kiirustage. Kohalikud uudistekanalid avaldasid, et 4-kuuse beebi nimi on Renzi McCall. Ta tuli kiiresti haiglasse viia ja kohtudokumentide kohaselt olid tema vigastused rasked. Vaid 4-kuusena olid Renzil ulatuslikud verevalumid peas, näos ja vasakul jalal. Tal olid ka väiksemad verevalumid üle keha ja marrastused seljal. Uurijate sõnul on see vaid osa tema vigastustest. Arsti sõnul tundub, et üks tema pupillidest on laienenud ja see on peaaegu kõik, mis mul on. Nii et nad arvavad, et beebit peksti päris korralikult. Ema sõnul, mida ta mulle veoki tagaosas ütles, oli beebi korras, kui ta tööle läks. Ja kui ta koju jõudis, beebi hingas vaevu. Beebi hingas hästi, kui ma ta üles võtsin. Tema hingamine oli üsna kiire. Ta ei reageerinud. Ma ei tea, kas see oli poiss või tüdruk, ma ei mäleta praegu. Süda lõi üsna kiiresti, hingamine oli üsna kiire, mis on 4-kuuse puhul normaalne. Väga loid, väga soe. See oli ainus tegelik hindamine, mida ma tegin. Me olime kohe nurga taga, nii et... Olgu. Me tuleme siia, sest ma ei jää meeskonna lastega mängima. Jah, see on okei. Nad tegelevad lapsega. Me ilmselt viime ta Grand Rapidsisse, aga nagu ma ütlesin, kuulsin arsti ütlevat, et võimalik laienenud pupill, aga kõik on korras. Pea töötab. Nägu on päris sinikaid täis. See ongi kõik, mis mul sulle öelda on. Ametnikud räägivad Renzi ema Amber McCalliga. Amberi sõnul jättis ta Renzi oma partneri Savannah Milleri hoolde, kui ta ise tööle läks. Ta helistas Savannale, aga too ei vastanud telefonile. Kui ta korterisse jõudis, koputas ta uksele ja akendele, et Savannah tähelepanu saada. Amber ütleb, et kui Savannah lõpuks ärkas, oli midagi valesti. Tal oli tühi pilk näos, kuid ta ei liikunud ega teinud midagi. Kui ma koju tulin, oli ta segine. Ta ei reageerinud üldse, kui ma proovisin teda aknale koputades äratada. Ta ei vastanud. Aga mina koputan aknale. Ja ta nägi välja, nagu oleks ta täiesti ära. Isegi kui ta magas, oli ta nagu, et nii poleks seal olnudki. Aga ma jätsin oma tütred tema juurde, tema enda tuppa. Keegi teine ei hoia teda. Kui ma kohale jõudsin, oli ta juba täiega sassis. Mis? Ma räägin praegu tõtt. Kui ta on seal, kas te saaksite palun kellegi talle vastu saata või midagi? Sest nad ei tea, mis pagan toimub. Sa ütlesid, et ta ei avanud ust. Ei, ta lihtsalt ei avanud. Ma helistasin talle enne, kui ma ta maha jätsin ja ta ei vastanud, kuigi ma helistasin talle korduvalt. Ta lihtsalt ei vastanud. Nii et ma külastasin tema maja. Ma ei helistanud teisele uksele ja ta ei vastanud. Kui ma olin veel välisukse juures, palusin sõbral aknale koputada, akent taguda. Ta nähvas mulle.
kuule, ta ei lähe kuhugi, ta tuleb, ta ei reageeri. Siis ma läksin ka sinna ja me tagusime aknale, ta oli lihtsalt täiega sassis. Siis ta nagu ärkas üles ja vaatas lihtsalt tühja pilguga kaugusesse ning jätkas aknast välja vaatamist, aga ei liigutanud end ega teinud midagi. Me jätkasime lõpuks koputamist ja tagumist, kuni ta lõpuks liigutas siis kätt. Ta tõusis nii aeglaselt püsti. Me lihtsalt jätkasime koputamist, ta nagu polnud päriselt kohal. Ja su sõber oli Hanna? Ja, Hanna. Ta peaks siin olema, sest see on tema isa. Jah, Me rääkisime Hannaga vahetult enne lahkumist. Jah, ta oli. Jah, okei. Ja siis sa peksid aknale. Savanna oli siis elutoas? Ei, ta oli magavistoas. Me peksime magavistoa uksele. Peksime magamistoa uksele. Kus oli sinu laps? Voodis koos temaga, tema mänguaedikus. Sara, tule sisse. Okei. Ta ei liigu üldse, ma ei tea, mida teha. Mänguedikus? Araldi. Nii et ta ei keeranud end ümber ega midagi sellist. Ei. Ta lamas seili. Tja. Ma olen lõpetanud. Okei. Kuidas te siis sisse saite? Teil polnud ju võtit ega midagi? Ei, tal oli võti, sest ma jätsin talle võtma, kuna ta pidi jooksma minema. Ja mina pesin pesu. Tead, mu tütar pidi seal olema. Okei. Nii et siia on ainult üks võti? Jah, siia lähed üks võti. Sa jätsid selle talle? Okei. Ja igaks juhuks, kui ta tuleb ja ta saa minna, võib-olla viitu teda vahel jalutama ja siis tuleb tagasi. Sellepärast ma jätsingi talle võtme. Okei. Ta oli aeglane. Tal võttis aega, et üles tõusta. Aga lõpuks ajas ta end siiski üles ja lõi ukse lahti ja lihtsalt kõndis minema ning heitis voodisse tagasi, olles nagu udus. Ja siis sellepärast ma olingi nagu, mida sa teed? Lampide ketid olid kõik sassis ja ventilaator oli välja lülitatud, teler oli sees, moodi nägi segamini välja. Ja ma vaatasin mõre voodisse ja tundus, et tal oli midagi näopäe, aga ma polnud kindel. Nii et ma panin tule põlema ja mu sõbranna oli kogu aeg seal toas. Ja siis ma nägin, et sinikad olid igal pool. Ta ei olnud selline. Kui ma kodust lahkusin, oli temaga kõik korras. Mul on temast tige aina lahkumist. Temaga oli kõik korras. Kas ta oli ainus, kes seal oli? Jah, ainus, kes seal oli. Olgu. Ainus. Keegi ei käi külas. Ei käi. Kogu mu pere elab Grand Rapidsis. Nagu ei. Ainult meie 2 ja beebi. Amber paljastab, et tema partner Savanna taastub alkoholismist. Ta küsib endalt, kas sellel oli midagi pistmist sellega, mis juhtus tema beebiga. Kas on teada, et ta tarvitab mingeid aineid? Ei, ta taastub alkoholismist. Ma ei tea, mis kurat, ta võtab palju ravimeid. Receptor Revamid? Ja. Nagu psühhootilised, ta on nagu bipolaarne, kõik see muu. Kõik see muu kraam. Ma ei tea, aga ettevõttes on palju ravimeid. Okei. Igasuguseid. Nii et see ei ole normaalne. Ei. Kas ma võiksin saada veel ühe sellise, palun? Jah, muidugi. Las ma räägin sulle kõigepealt. Okei. Kas sa võiksid palun... Nii et... Me läheme nüüd tagasi sinna, eks? Nüüd võite arvata, et nende korteris käitub Savanna ärevalt või tahab vähemalt teada, kuidas Rensil läheb. Kuid kui politseinikud korterisse tagasi jõuavad, on Savanna käitumine hoopis vastupidine. Ta näib voodis magavat. Šerifi osakond, andke endast märku. Politsei. Savanna. Savannah, see on politsei. Me tahame, et sa ärkaksid üles. Kas sinuga on kõik korras? Olgu. Meil on meditsiinitöötajad tulemas sind üle vaatama, eks? Olgu, mis täna õhtul siin juhtus? Raputad pead, sa ei tea, või mitte midagi? Olgu. Hästi, istu palun püsti. Ma kuulen sind. Tere! Minu nimi on Vattaja Kiirabist. Tahtsin lihtsalt küsida teilt. Kas teil on mingi terviseprobleeme? Ei. No, kõik on oleja. 31? Okei. Kes talle helistab? Kas sa tead seda? Okei. Kas on korras, kui me kontrollime teie vererõhku ja muid asju?
kas ta oli teaduseta, kui te sisse tulite või? ema ja kõigi teiste jaoks, kes siin enne olid, ta oli teaduseta. Ta ei vastanud uksele. Nii et ma lähen toon sulle perekalendri. ta ei liigutanud end meie jaoks, nii et ma ei vastanud mõnele küsimusele. Nii, no tehke 4 elektroodiga monitooring ja põhjalik läbivaatus. Kõik. Me registreerime teid sisse. Juhtumi aruande kohaselt oli Savanna meditsiiniliselt terveks tunnistatud ja ta keeldus edasisest ravist. Kuid politseinikud said aru, et midagi on valesti. Kuulsime, et räägiti Amberiga. Ta ütles, et sa oled alkoholisõltuvusest taastuv inimene. Olgu, kas sa oled täna õhtul midagi joonud? Ei, olgu. Kas sul on mingeid ravimeid või midagi sellist kaasas? Ei, ma võtsin oma ravimi. Olgu, kõik retseptiravimid. Kas sa oled võtnud rohkem kui vaja? Ei, olgu. Kas sa ei võtnud vähem kui vaja oli? Ei, hästi. Nii et Amber ütles, et sa varem eriti ei reageerinud. Ja sul oli raske üles tõusta ja uksele vastata. Ja sul oli ka raske siia üles tulla ja meiega rääkida. Kas see on sinu jaoks tavaline või? Ei, ma lihtsalt... Ma suitsetasin ja heitsin pikali. Ma lähen magama. Mul on see minu väike karumumm. Ma suitsetan. Mis on THC? Ilmselgelt. Ma näen seal seda veipi. Pane see minu ette. Ja. Marihuana? Marihuana, jah. Sa oled 21, eks? Ma olen aga 21. Näed, kõik on korras. Sa oled siis okei. Sa ei ole katseajal, ei ole tingimisi vabastatud, midagi sellist. See takistaks sul suitsetada, eks? Ei. Okei. Kui palju sa siis oled suitsetanud? Ja see on lihtsalt THC. Okei. Okei. Nii et peale sinu retseptiravimite pole süsteemis muid narkootikume ega alkoholi, eks? Okei. Uurijad püüavad saada Savanna versiooni juhtunust, kuid ta ei mäleta midagi sellest, mis varem õhtul juhtus. Noh, meil on praegu Amber ja tema beebi haiglas. Olgu. Kas sa hoolitsesid viimati beebi eest täna pärastlõunal? Olgu. Beebil ei lähe eriti hästi. Sellepärast me siin olemegi, eks? Kas sa tahad meile selle kohta midagi rääkida? Ei, olgu. Kas sa saad mulle samm-sammult selgitada, mis juhtus pärast seda, kui ta täna tööle läks? Ta läks tööle. Me tegime uinaku. Me käisime jalutamas. Sina ja laps. Olgu, mis lapse nimi on? Renzi. Renzi. Olgu. Ja te käisite jalutamas, nii et laps on vankris. Jaa. Ja. Kas kõik läks hästi? Okei, beebiga polnud probleeme. Okei. Kas täna õhtul juhtus midagi kellegi teisega? Keegi ei tulnud külla, kui ta tööl oli. Ei, ta oli tööl. Olgu. Ja kas sa mäletad, kuidas nad sind üles äratasid? Ta tuli töölt ära. Ma ei tea. Ta jõuab alati hilja koju, nii et ma ei tea. Olgu. Sa ei mäleta. No, Renzi on haiglas. Häis sinikaid. On chorus. Noh, ma ei ole meditsiinitöötaja, aga tal oli raske verejooks ja üks silm oli täiesti paigast ära. Kas sulle tuleb meelde midagi, mis juhtus ja millest sa võib-olla tahaksid meile rääkida? Ei. Ohvitserid teatavad Savannale, et nad võtavad ta vahi alla.
Nad loevad talle tema õigused ette, mis paneb ta veidi rohkem rääkima. hästi. Okei, nii. 4 kuu vanune laps on haiglas. Tal on sinikad ja vigastatud silm, eks? Ma ei ole kindel, kas ta üldse ellu jääb. See on päris hull, eks? Ma ei hakka sulle valetama. Nüüd. Ta oli korras, kui ta täna pärastlõunal sinu juurde jäeti. Ta läks tööle umbes kell 5. Aga kui nad koju jõuavad, on ta täiesti katki. Sina oled ainus, kes saab valgust heita sellele, mis juhtus. Mulle ei meeldi inimesi mõjuva põhjuseta jamasse tõmmata. Meil on vaja teada, mida me peame ravima, kuidas Renzi praegu ravida. See on meie peamine prioriteet. Me peame teadma, mis juhtus. Sa pead meile ütlema, et meil oleks võimalus teda aidata. Mida sa mõtled, mis juhtus? Midagi ei juhtunud. Midagi ei juhtunud. Nagu ma just ütlesin, millised vigastused tal on. Kuidas ta need vigastused sai? Noh, ilmselgelt siin. Olgu. Kas sul oli sellega midagi pistmist? Kas sa olid läheduses, kui need juhtusid? Kas see oli õnnetus? Tõesti. Me kõik teame, millised 4-aastased on. Meil kõigil on lapsed. Või 4-kuused. Me kõik oleme seda kogenud. Nii et me teame, kuidas see käib. Sul on palju lapsi. No. Teist keegi ei ole minu nimekirja esimesel poolel, jah? Tal on rohkem kui meil teigil, aga mul on ainult üks. 10-aastane. Nii et. Ainult üks. Ainult üks. Kui igav. Me kõik teame seda. Lapsed võivad eriti selles vanuses nutta. See võib vahel üle jõu käia ja kiiresti närvidele käia. kõige tähtsam hoolitsega Renzi ees. Ja selleks, et seda kõige paremini teha, peame teadma, kuidas vigastused tekkisid. Ja sina oled ainus, kes oskab selle kohta midagi öelda. Me peame teadma, kuidas need vigastused tekkisid, et aidata. Me käisime jalutamas ja tulime tagasi. Olgu, mis kell te jalutama läksite? See oli umbes 5 paiku. Mis kell ta tööle läks? Ta lahkus umbes 4:30. Olgu. Mitte midagi. Kui kaua te koos olete olnud? 3 kuud, 4 kuud. 4 kuud, okei. Ta ütles 4 kuud, nii et hea, et olete ühel lainel. Renzi on 4 kuud vana, nii et sa oled siin olnud. Tema on olnud Renziga kogu Renzi elu, sellest ajast peale. Olgu, sa ütlesid, et viisid ta jalutama umbes 5 paiku. Jah, see oli umbes 5, veidi pärast 5. Yeah, so we said ta jalutas kärus. Või vedasid teda kärus? Ma vedasin teda kärus. Okei. Ta on selle jaoks liiga pontsakas. Okei. Ja kuhu te siis läksite? Me lihtsalt läksime, siin on nagu väike rada. Savannah ütleb, et tema ja Renzi tulid jalutuskäigult tagasi. Ta tellis DoorDashi ja nad vaatasid televiisorit. Kui ta kinnitab, et ei mäleta hetke, mil Renzi viga sai. Kui Renzi istus sinu kõrval, siis sa ütlesid, kuidas ta istus? Mina olin. Okei, lihtsalt toetu vastu, jah. Kas ta on juba nii kaugel, et istub ise püsti või? Ta on nii paganama lähedal. Okei. Nagu ta küll teeb seda, aga kui sa ei hoia teda just siit, siis ta võib näoga vastu maad kukkuda või lihtsalt näoga vastu maad kukkuda. Kas ta siis kukub näoga vastu maad, kui te telekat vaatate või? On ta teiega voodis ja lihtsalt puhkab või kuidas? Ma arvan, härra, et seal väljas on nagu väike roosa tool. Ja. Ja siis kohe sinu paremal. Ja. Nagu, jaa. Väike emmagune tool. Ja. Ei, ma lihtsalt seletasin. Näiteks, ta istub sinna ja siis on tal hea olla. Ja siis äkitselt annab ta sulle märku, kui ta on väsinud. Olgu. Ja ta tegigi nii. Nii et siis ma jätsin ta siia. Mis kell see umbes oli?
Need ei pea olema täpsed kellaajad, lihtsalt umbkaudsed. 6. Natuke pärast 6. Nii et jalutame umbes 5 paiku. ma ei tea täpselt, aga 6 jaoks oli see palju. natuke pärast seda, kui sa tagasi tulid. Jaa. Pärast seda tegid sa endale õhtusöögi. see oli minu teine õhtusöök. Kas sa oled kääbik? Teine õhtusöök, teine hommikusöök. Ei, ma olen lihtsalt. Mulle tõesti meeldib toit. Ma ei pane sulle seda pahaks, see kõlab hästi. Hästi, nii et siis sa panid ta sinna voodisse pikali ja ta jäi magama. Kui hea laps ta on? Kas ta on viril laps? Kas ta nutab palju? Vaevalt. Kas ta kipub kõike uurima? Ei, siis on ta hea laps. Ja, ta ei ole veel nii vana. Ta ei avasta veel maailma. Ja. Ei, ta on ikka veel lihtsalt väike beebi. Ohvitserid teavad, et Savanna ei räägi kõike välja. Seega paluvad nad talle alkomeetrissesse puhuda ja tabavad ta lõpuks valetamast. Nii et sa pole täna õhtul siis joonud? Sa ütlesid meile varem, et sa pole joonud. Ma ei saanud aru, et sa seda küsimust mulle esitasid. Sul on 156, mis on seaduslik. Sa ei juhi auto. Nii et sa ei rikuti seadust. Aga... Jah, vabandust, ma ei tahtnud seda teha. Ei. Ma lihtsalt üritan, sest jah, kui me varem küsisime, kas sa oled täna õhtul joonud, ütlesid meile, et ei ole. Ma ei saanud aru, et te küsisite, kas ma olen joonud. Jah, vabandust. Tsentraal 21. ja 19. täna. Ja lihtsalt suvaline küsimus. Miks sul on need püksid jalas ja neil on teistsugused püksid jalas? Sest mina töötan linna heaks ja tema töötab maakonna heaks. Nii et mida sa siis joonud oled? Ma lihtsalt loodan, et see siin pole Fireball. Hei! Mis ajal see umbes oli? No, tead küll. Las ma vaatan kalendrisse. Hästi. Kas see sobib? Tšä. Alkohol ilmselt ei sobi hästi kõigi nende ravimitega, eks? Ma ei usu küll. Tšä. Kuramus. Isegi Fireballi saab DoorDashiga tellida. Ma arvan, et ma tõesti mäletan neid reklaame, kus näidati, mida kõike peale toidu veel tellida saab. Kõige. Tead, sa lähed otse poodi sellega ja oled vaba ja roheline. Peaaegu. Tänapäeval ei pea sa enam isegi oma majast lahkuma. Kas sa kuulsid mind? Vabandan. 5,51. 5,51, nii et... Eile pärastlõunal kell 5,51. Jaa. Siis see toimetatigi kohale. Õige. Politseiosakonna juhtumiraporti kohaselt puhus Savanna Miller alkomeetrisse 0,156. Temalt küsiti, kus on tema tühjad mini-Fire pudelid ja ta vastas, et köögiprügikastis. Politseinike sõnul leidsid nad prügikasti põhjast sõlme seotud kilekoti. Koti sees oli 8 tühja pudelit. Raportis on kirjas, tsiteerin. Kui Millerilt pudelite kohta küsiti, ütles ta, et jõi need kõik sel õhtul ära. Kui küsiti miks, siis ta valetas. Ta oli segaduses ega mäletanud, et oleks öelnud, et ta ei joonud. Siis aga, et jõi ainult 2. Kui küsiti, kus on viimased 2 pudelit, ei teadnud ta seda, öeldes, et küllap jõi need ära. Ta viiakse politseijaoskonda ülekuulamisele ja ta tunnistab, et oli Rensi eest hoolitsemise ajal mälukaotuseni purjus. Kas sa saab pahandada sellepärast, et jõid, kui sul oli beebi hoida? Ma saan aru. Sest kaine hooldaja puudub. Ma hindan sinu ausust. Ma mõistan, et see pole lihtne. Ma näen seda. See pani mind lihtsalt mõtlema nagu... Ma näen seda, kui sind vanglas näen. Nagu nähes seda muhu, see pani mind mõtlema, et mu ema ei peksnud mind kunagi läbi. Ta oli pigem selline, kes kogemata lõi, tead küll. Ta komistaks mulle otsa ja ütleks, ups, ma kukkusin. Tüüpi, mind läbi peksnud. Aga mu ema mulle küll palju muhke tekitanud. Nagu jah, mul oli kõik korras. Ma arvan, et meil kõigil on neid siin-seal paar tükki. Mõned. Mõned on hullemad kui teised tead. Nagu ma ütlesin, ma ei usu, et sa oled selline inimene, kes teeks seda meelega. Ma ei teeks seda kunagi, olen selles üsna kindel. Ma jätaksin pigem beebi üksi koju enne. Või leiaksin naabri. Ma arvan, et ma lahkuksin olukorrast enne. Tundub, et sa olid lihtsalt nii purjus. Nagu... See on halb, mis juhtus. See on rumal. 4 kuradima kuud.
nii et teada selle, et laps kukkus hoodist maha, lõi end köögi ukse lävepakule ja kukkus köögikapilt, mis veel oleks võinud lapsega juhtuda, mis oleks tema vigastusi hullemaks teinud, sest need on tõesti rasked. Ma lihtsalt püüan aru saada, ma püüan mõista, kuidas need nii hulluks läksid. See peaks näima tahtlikuna, aga jällegi, ma ei usu, et sa oled selline inimene. Ma lihtsalt püüan selgitada, miks vigastused nii rasked on. Kas võib öelda, et töö jooksul võisid ka muud asjad kogemata juhtuda? Ma ei teeks talle kunagi kogemata haiget. Sa ei teeks talle tahtlikult haiget. Õige, nagu... Ja ma ei ütle, et sa teesidki seda, sest jällegi, sa ei tundu mulle sellist tüüpi inimene. Aga kas on võimalik, et juhtus muid kogemata asju? Ma mõtlen, et see oleks võinud juhtuda. Ma olin täis ja ilmselgelt purjus, aga ma ei... Kas sa mäletad midagi? Kas sa meenutad midagi? Savannale on esitatud süüdistus esimese astme lapse väärkohtamises ja raskes kallaletungis. 4-kuune Renzi McCall viibib endiselt haiglas pärast erakorralist ajuoperatsiooni, mis tehti tema peaturse tõttu. Samal ajal viibib Savannah Miller endiselt vanglas. Hüppame edasi 22. juulini. Amber McCall annab politseile ülekuulamisel ütlusi. Ta ütleb detektiivile, et on Savannaga kohtamas käinud vaid mõned kuud. Nad kohtusid võõrutusravil. Seega ütleb ta, et ei tea, milline Savannah on, kui ta joob. Ma olin nagu Savannah, mida kuradit sa mu tütrega tegid? Ja tema oli, Renziga on kõik korras. Ja ma ütlesin, ei kurat, ei ole. Mida sa mu tütrega tegid? Ja ta lihtsalt lamas seal. Ta heitis pikali tagasi. Ta pani padja endale üle pea. Ja lihtsalt ei teinud midagi. Lihtsalt ei reageerinud. Kogu selle aja, kui ma karjusin ja hõikusin, pärast seda, kui ta ütles, et Renzi on korras, ma ei saanud mingit vastust. Temalt, kas sa saad mulle kirjeldada Renzi vigastusi? Mida sa nägid, kui valguse põlema pani? Neid oli igal pool. Siin on nagu sinikas, tal on silmal nagu kriimustus ja ta on terve tema keha teine pool oli sinikaid ja muud sellist täis. Ja seal oli nagu puusa ümber mingi hull jama või midagi igal pool, midagi sellist. Savannah käitumine sel ööl. Kas see oli tavapäratu? Jaa. Aga enne seda? Ta oli täiesti teadvuseta ja ei reageerinud üldse. Ma ei tea, kas ta võttis midagi, sest ta võtab ka ravimeid erinevate vaimse tervise probleemide jaoks. Nii et kui sa kombineerid need ravimid ja alkoholi, siis ma arvan, et see võib sind niimoodi teadvuseta jätta. Aga võib-olla oli see lihtsalt alkohol, ma ei tea kuratki. Aga ta oli nagu, see polnud... Ma ei tea, ta oli piisavalt sassis, et lihtsalt midagi teha. Ja see on kõik, mida ma... See, kuidas ta käitus, oli lihtsalt täiesti arusaamatu. Nagu ta, see on hullumeelne, sest kurat armastab Renzi. Nii et ma ei tea, miks ta seda teeks. Ma lihtsalt tõesti ei suuda mõista, miks ta seda mu lapsele teeks. 2 päeva pärast seda intervjuud võtab juhtum laastava pöörde. Pärast Renzi operatsiooni oli tal väidetavalt endiselt ajuturse ja krambid. 24. juulil 2024 ütleb Amber McCall politseile, et pärast vestlust haiglapersonaliga tegi nende perekond raske otsuse eemaldada Renzi hingamisaparaat ning ta suri samal päeval. Lisaks laste väärkohtlemise süüdistustele on prokurörid nüüd esitanud Savannale süüdistuse tapmises. Kohtudokumentides selgus, et Savannal oli oma lastega ulatuslik ajalugu lastekaitseteenistusega. Kohtuandmete kohaselt oli tal 4 aasta jooksul üle 100 lastekaitseteenistuse teate väärkohtlemise ja hooletuse kohta. Siiski ei olevat Savannah lapsi tema juurest ära võetud. Savannah viibib endiselt vahi all kohtuprotsessi oodates. Kohtudokumentide kohaselt võttis Savannah 27. augustil kuu pärast Renzi surma vanglas olles ühendust Amberiga. Law and Crime'i hangitud kõnede kohaselt üritas Savannah nädalaid Amberiga ühendust saada. Kuule, ma ei taha sinuga midagi rääkida. Mul ei ole midagi öelda, kuule. Ei, lihtsalt. Ei. Ma ei tea. Ma ei tea, mis kurat.
räägin sinuga. Ma ei tea, mis kurat. Miks? Ma isegi, minut ei tea seda isegi küsima. Ma ei taha isegi teada, miks. Sina lihtsalt. Sa armastasid teda. Ma ei saa aru, kas sa tõesti armastasid? Ei päriselt, bro. Ma ei ürita isegi midagi. Ma naeran, sest ma olen praegu täielikus šokis. Ja ma tõesti isegi ei... Ma lihtsalt üritan aru saada. Ma ei tea isegi, bro. Ma ei maga, ei söö. Ma saan endale kuradi kaelage. Ma tõesti armastasin sind. Ma tõesti, ma lihtsalt ei saa aru. Ma ei saa aru. Savanna ja ta ei tule kunagi tagasi, bro. Ta on läinud. Asi on selles. Ma ei kahtle, et sa armastasid teda, aga Me ei kahtle, et sa armastasid teda. Aga kas sa teda armastasid? Kas sa oleksid teda armastanud? Hoia see endale, vend. Sa ei teinud seda. Aga miks? Ma ei tea, miks. Sellel pole isegi tähtsust. Ma lõpetasin kiiresti küsimise, miks. Sest ükskõik, mida sa ütled, vend, see ei too teda tagasi. Nii et ma liikusin sellest edasi, aga ma lihtsalt... Sa naudid vabadust. Ma ei suuda isegi see lihtne tõsiasi, et see kõik üldse juhtus, on kõige hullumeelsem asi üldse. Lihtsalt kogu see olukord, kogu asi alguses lõpuni on lihtsalt täiesti hullumeelne. Savanna Milleri juhtum ei jõudnudki kunagi vandekohtuni. 2025 aasta alguses ei vaidlustanud ta süüdistusi teise astme mõrvas ja teise astme lapse väärkohtlemises. 2025 aasta juunis kohtus Savanna viimast korda Amberiga oma karistuse määramisel. Mitte kunagi elus ei oleks ma osanud ette kujutada, et pean kohtusaalis kohtunikule oma sügavaimaid tundeid väljendama. Nii kurjale, isekale ja armukadedale inimesele, kes tappis mu eluarmastuse, ma ei suuda sõnadesse panna. Seda vihkamise sügavust, mida ma sinu vastu tunnen, selle eest, mida sa mu kallile lapsele tegid. Selle eest, mida sa mulle, mu perele ja mu sõpradele tegid. Sa ei väärinud seda. Savanna otsustas ette lugeda eelnevalt kirjutatud avalduse. Ta ütles muuhulgas, et loodab, et Amber ja tema perekond annavad talle kunagi andeks. Maailmas pole piisavalt palju vabandusi, mis tooksite tagasi. Ja kui oleks, ütleksin ma neist igaühe. Kogu südamest tunnen ma siiralt ja sügavalt kahju. Kohtunik mõistis Savannale kuni 10 aastat vangistust lapse väärkohtlemise eest ning 40–80 aastat teise astme tapmise eest. Savanna Miller palus väidetavalt oma karistuse ümbervaatamist, kuid kohtunik otsustas karistuse samaks jätta. Michigani vanglateenistuse veebiregistri andmed näitavad, et tema varaseim võimalik vabastamise kuupäev on juulis 2064 ning selleks ajaks on ta juba 70. eluaastates. Aitäh, et olite minuga selles Inside the Crime'i osas. Mina olen Elisabeth Minner ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.